Tere, puitpõranda fännid! Oleme siin väga kena üle 100 aasta vanuse maja ees ja siin on meil võimalus teha ühte korterisse põrand ja siia teeme ka samaväärilise põranda. Ja tulge, lähme vaatame, kuhu me selle põranda teeme. Nagu te ka näete, siin on siuks ilusaid maju ka tagahoovis. Ja siuksi maju tasub säilitada ja restaureerida. Need on osa meie kultuurist ja ajaloost. Ja see on väärtuslik kinnisvara. Olete ikka meiega? Siin on isegi osaliselt säilinud vana tsaariaegset lauda, millest saaks ka päris hea põranda. Aga siia paneme sellise liistparketist tamme mustri peale. See saab olema meile päris korralik väljakutse, mille me ka läbi närime ja lõpptulemus saab vägev. Oleme üldjoontes selle põranda siin maha saanud. Järgmiseks etapiks on meil porte tegemine. Kuidas seda lahendada? Võimalusi on siin igasuguseid. Siin on ainult fantaasia piiriks, kuidas neid puidulahendusi siin teha. Aga tehniliselt tuleb meil säär sirgeks lõigata, milleks me kasutame latisaagi. Kinnitamiseks kasutame liimi, vajadusel ka peenikese naelaga tiftipüssi. Mingid erilised tappeasju siin vaja ei ole, kuna tänapäeva liimid on nii head ja hoiavad seda asja väga hästi koos. Peab ainult lihtsalt veenduma, et igal pool ühendustes on liimi. Kaamera. Okei. Oleme selle meistriteose siin lõpuks valmis saanud. Sellele ilusale tamme põrandale oleme veel aktsendina lisanud siin ruutude näol natukene saart. Samuti oleme saart kasutanud ka portel. Selline põrand annab sellele siuksele korterile veel erilise väärtuse. Seda põrandat saab korduvalt lihvida ja värskendada. Nagu öeldakse, köha ja rikkust pole võimalik varjata. Samuti pole ka võimalik varjata head maitset. Aitäh ja järgmiste projektideni!